abilinnapea Kristjan Järveni sõnul kasutab Balti jaamas maakonnaliine keskmiselt bussi kohta 1,5 inimest. No läheme vaatame, kuidas siis on olukord täna reede pärastlõunal. Balti jaamas asendub bussi tooteplats sel aastal spordiväljakuga ning seoses sellega ei saaks maakonnaliinid enam Balti jaama kasutada algus- ja lõppjaamana. Ja pole neid busse Balti jaama eriti vajagi, nendib abilinnapea. Hommikusel tipptunnil on väljaks keskmiselt 1,5 inimest bussi kohta ja see tähendab seda, et jah, osades bussides on rohkem inimesi, 7, 9, aga päris paljud bussid on täiesti tühjad. Balti jaamas täna bussi ootavad inimesed eelistaksid busside Balti jaama jäämist, mis on ka muidugi toimetav vastus, muidu nad ei ootaks praegu Balti jaamas, aga nende inimeste jaoks kesklinn ei asendaks Balti jaama. Siin on mugavam, et ma rongiga tulen või lähen siit teise maaliini bussidele ümber, et tuleb on lähedal, just see on oluline. See on ühendatud linnaliiniga ja rongidega ja maaliinidega, see lubab koht. Ühistranspordi eest vastutav minister Terras on nende inimestega nõus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul lausa õõnestab Tallinna otsus riikliku ühistranspordi reformi keskset eesmärki, milleks on luua ühtne ja ladusalt toimiv transpordivõrk. Selle vältimatu eeldus olevat toimiv liikuvuskeskus, milleks Tallinnas on praegu bussi ja rongi sõlmijaamana Balti jaam. Mulle sobib, et mulle taas siia bussiga Tallinna ei jäi, aga mulle sobiks siia tulla. 115 Kingsi valde, nii mugav. Sõites sellega bussitee Koplist siia ja siis edasi. Kui see mujale ära viida, siis mulle raske. Sinna buss Viimsisse ja 4 inimest sõidab praegu siit Balti jaamast. Tallinna plaanikaristuseks, teatas minister, ei anna ministeerium Tallinnale raha, mis oli mõeldud Tallinna linnaliinide pikendamiseks lähivaldadesse ning uute elektribusside ja akutrallide ostmiseks. Kaotavad inimesed ministri eilsest otsusest, kus ta on otsustanud oma sõna murda ja vähendab tegelikult rahastust piiriülestel sõitudel. Mida see tähendab? See tähendab seda, et need linnaliinid, mis sõidavad Viimsi valda, Rae valda, Harku valda, Saue valda, Maardusse, et nende rahastus väheneb, järelikult nende väljumiste arv väheneb. Ja me küsime ka bussi, mida tema teemast arvab. Ta on siia omad stoikid naaksed 20 minut. I tam liiru tanksio zabio. Też nie topisz się, jechając busy autobuses. Teenindab siis täiedpood. Tallinna linn soovib, et kesklinnas ei oleks liinide algus- ja lõpp-punkt, vaid liinid oleksid läbivad. Bussijuhid viitasid aga meile, et kesklinnas seismise puhver oleks vajalik ummikutes prognoosimatu aja silumiseks. Sealjuures keeldub Tallinn vastu tulemast Lõpsekspressi soovile, et linnadevahelised kaupliinid tohiksid enne bussijaama teha peatuse Tallinna kesklinnas ja Tallinn põhjendab seda, et bussidele ei oleks kesklinnas ruumi. Maakondlike liinide kohta nendib Järvan, et see ei oleks kesklinnale probleem. Et maakonnaliinid juba täna kasutavad neid teaduse, juba täna seisavad siin, et tegelikult liikluskoormus ei suurene. Aga korraks seismine on ikkagi midagi muud kui liini algus- ja lõpp-punkt. Et selles suhtes see 5 minutit, mis nad teevad parajaks seda aega, on igati arvestatud sisse ja tegelikult jätkavad liinikoormust, tähendab liikluskoormust ei muuda. Praegu on siit Balti jaamas päevas 400 maakonnaliinide väljumist, alates augustist jääb järgi umbes 200. Ja sügisest, kui lõplikult kaob seisuplats bussidele, jäävad vaid üksikud maakonnaliinid sõitma Balti jaama. Selline on Tallinna linna plaan, aga kuidas vastasseis ministeeriumiga laheneb, näitab aeg.